Jälle rekordid. Räägin teile, mis novembris Tallinna korteritega toimus. Aeg jälle uueks turuülevaateks. Hüppan suht vara ja tean, et statistikas ilmselt korrektuure veel tuleb. Võib-olla paar tehingut veel lisandub. Samas üldpilt on juba olemas ja tundub novembris päris 900 tehingut kokku ei tule. Aga lähemegi kohe asja juurde. Kuu aega tagasi ehk siin oktoobri turulevaates veel lõikasin välja, et Tallinna korteritega tehti selle aasta tehingute rekord ja hinnarekord. See väike fakti ei mainimata, et hindadega tehti kõigi aegade rekord. Vähemalt number oli õige. November jälle väga võimas kuu tehingute arvu poolest. Praegu 893 tehingut. Korrektuuridega ilmselt päris 900 ära ei tule, aga turul aktiivsust on. Ilmselt jällegi varem alustatud uusarenduste tehingud kajastuvad, see aitab taset hoida, aga see puust kaob varsti ära, sellepärast et uusarenduste pakkumine on vähenenud. Aga mis hinnad teevad? Novembris Tallinna korteritel jälle uus, kõigi aegade hinnarekord. Davai! Uusarenduste tehinguid endiselt osakaalus palju, mis omakorda ka hindasid üles ajab. Novembri keskel Pindi juhatuse liige Peep Sooman just kirjutas tehingute osakaalu mõjust hinnale. Ta pani välja numbri, et tegelikult on hinnakasv kuskil mõni protsent aastas. Ei tea, kas nüüd see number ka päris paika peab, aga kui vaadata siin tavalist paneelika korterit võib-olla, siis ilmselt tuleb nõustuda. Mis ma ise olen tähele pannud, praegu on järelturul kuidagi selline imelik olukord tekkinud, kus madalam otsa asjadele, täpselt selline investoritele sobilik kinnisvara on nagu uus eufooria laine peale tulnud. Et kui varem ei avastanud, et kinnisvarasse peab investeerima, siis nüüd millegipärast said aru, kui hinnad rekordeid teevad. Samas keskmisest kallimale kinnisvarale ostjat ei ole, sellepärast et uusarendused on niivõrd kättesaadavad. Mis ma ise olen tähele pannud, praegu on järelturul kuidagi selline imelik olukord tekkinud, kus madalama otsa asjadele, täpselt selline investoritele sobilik kinnisvara on nagu teine eufooria laine tulnud. Et kui varem ei avastatud, et kinnisvarasse peaks investeerima, siis millegipärast nüüd said aru, kui hinnad rekordeid teevad. Samas keskmisest kallimale korterile ostjat ei ole, sellepärast et uusarendused on nii kättesaadavad. Tiimis just arutasime ka seda. Eks nõudlus võib järelturul tagasi tulla, kui uute pakkumine väheneb. See viib seal ilmselt vaikselt hindade kasvuni. Aga Aleksei tõi ühe teise punkti ka välja. Praegu võib turul näha olukordasid, kus täpselt samasugust korterit, sarnane vara, sama piirkond, sama seisukord, võib-olla sama planeering, samasugune korter, müüakse totaalselt erinevate hindadega. Üks müüb siukse ulme hinnaga, teine müüb täpselt turuhinna piiril. Selline tunne, nagu inimestel oleks erinevad ootused, mis turul edasi saama hakkab. Aga mis see siis tähendab? Uus rekord tehtud jälle, aga mis siis ikkagi edasi saab? Nagu juba öeldud, siis aasta alguses ilmselt tehingute aktiivsus veidi langeb. Samas suurt hindade langust oodata ei saa, sellepärast et pakkumine väheneb. Nii uute osas kui ka laiemalt. Nii et pidu kestab veel hindade osas. Ma ennustan, et turg läheb veidi närvilisemaks. Nii et 2020 tuleb igal juhul põnev aasta ja uues turuülevaates näeme ka siis juba uuel aastal. Seniks. Tšau!